tere, head kuulajad, käes on 20. juuli ja siin on Geeniuse digisaade, kus on täna Hans Lõugas, Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe. Ja võtame ette viimase nädala uudised, mis meile on jäänud meelde ja silma. Räägime sellest, kuidas nüüd saab oma panga asju ajada mitte ise, vaid tehisintellekti abiga. Räägime, kuidas tehisintellekt on telefonis nüüd targem. Suur telefonitootja on kokku pannud oma kotid ja pikem ülevaade tuleb sellest, kuidas suvises Eestimaas sõita ringi tõukarattaga. Võib-olla tuleb natuke juttu ka veel teie kuulajate kirjadest ja ühest teisest muust teemast ka. No nii, hakkame siis juba algusest peale ja tegelikult huvitav asi tuli eelmisel nädala sees välja ühest Eesti pangast, mille nimi on LHV, kes teatas, et nemad on valmistanud nüüd oma pangale siis AI liidese, kui nii võiks öelda või. Ehk et midagi sellist, et küll sina hoiad oma raha seal pangas ja kasutad kontosid, aga sa ei pea ise seda käima uurimas ja vaatamas, vaid sa saad anda siis põhimõtteliselt liidese ja ennast tuvastada ja AI käib sinu eest pangas. No, tegin selle liidese, panin tööle, küsisin oma ühelt AI-lt, mida ma kasutan, kus mul raha kulub. Näiteks, kus mul täna kulus raha. Ja siis kas sa ei küsinud, et kuhu kaob tolm ja kuidas see oli? Siis kuluvad kõik tokenid ära, kui ma seda küsin, aga ma küsisin, kuhu mu raha kulub ja ta ütles, et 3,82 € läks kolde Selverisse ja 19,97 € Rimisse, et ma olen 2 ostu teinud ainult. Mida siis see tegi? Antud juhul oli mul see Claude, mis ühendatud selle panga liidesega. Tal on lugemisõigus, ma olen lugemisõigus oma kontodele ja ta käib ja vaatab ja vastab mu küsimustele. No võib-olla peakski tehnilise poole pealt siis mainima, et kuidas seda saab teha siis selleks, kellel on muidugi LHV panga konto olemas, siis saabki minna LHV lehele, aga võtmesõna on seal siis selline lühend nagu MCP, mis on siis Model Context Protocol, mis on üks Anthropicu poolt arendatud, ma saan aru, selline standardi moodi asi ja vaat sealt, kui on MCP tugi siis teie agendil, ehk et see ei ole siis niipidi, et nüüd te ChatGPT aknasse kirjutate, et mine vaata, palju mul on kontol raha, et siis ChatGPT ei tee seda. Aga selleks peab siis kasutama agenti, kellel on selle sama MCP tugi olemas, ehk siis... Kas selgitage mulle nüüd ära, mida siis LHV tegi ja mida nemad uut tegid? LHV pakkuski nüüd mida teised pangad ei tee? MCP serverit. No ühelgi teisel veel avalikku seda ei ole, jah. No mõtlen nagu selles mõttes, et kui sul on nüüd olemas näiteks Swedbankal ja Seebil on API, mis annab igasuguste budget äppidele ligipääsu, eks ole, lugemisõiguse kontole ja kui nüüd see budget äpp on tegelikult AI-põhine ja suudab öelda sulle, mida sa kasutasid, et kas siis, mis vahe siis seal, mida see LHV rohkem teeb? Suur vahe on see, mis on minu jaoks olnud suur, 6 kuud tagasi kirusin kuskil, et miks antakse nendele budget äppidele õigus minna seda minu kontoseisu lugema, aga mina ise ei saa. Ehk siis see avatud panganduse nii-öelda suur loosung, mis on Euroopas siin olnud, see oli niimoodi, et sa pead olema mingi, firmalt firmale, et mina kui eraisik, ma ei saa lugeda masinloetavalt oma kontoseisu. No ja nüüd on tegelikult see võimalus. Jah, aga ma ikkagi rõhutaks, et just nimelt see MCP on see võtmesõna, et LHV pakub nüüd MCP serverit ja kui see on olemas agendi poolt vaadatuna näiteks Antigravitis või siis Claude'il, siis see on koht, kus tuleb see seadistustel valida ja siis kui see on nüüd valitud, siis saab sealt ühendada oma konto ja sealt siis tuvastad ennast vastavalt nagu sa ikka tuvastad mobiil-ID, Smart-ID-ga ja ID-kaardiga ja annad siis nõusoleku ja ma saan ka aru, et nad ei paku täna ka võimalust isegi kui sa tahaksid, siis AI agent sinu raha kõike kohe minema ei kanna. Ehk et ta saab ainult vaadata. Kusjuures see oleks, tegelikult on järgmine samm edasi, et ma saan siin on turvatase vahel, et keegi ei saaks sinu agenti nagu üle võtta ja siis teha sinu eest maksed ära teha. Küll aga maksete ettevalmistamine oleks asi, mida ma väga tahaks, et oleks mu isiklik finantsassistent, valmistan maksed ette, ma lähen vaatan, kas kõik on korras ja siis panen allkirja.
aga näide, mida Meelis tõi, et noh, et eelarvestamise äppe on palju, no see on järjekordne näide, kuidas üks masinloetav liidest need äpid tapab. Miks ma peaks ostma endale või hakkama kasutama muud äppi, kui ma võin öelda sellele oma chat GPT-le või Claude'ile öelda, et kuule, palun tee siin mu Exceli faili või sinna iga nädala kulud ülevaade. Ja ma olen nõus, et see on üks asi, mis selle ära võtab, lihtsalt mu küsimus oligi nagu mõte oli selles, et kui nendel, et mis on see LHV poolne osa, millest ma nagu aru ei saanud, et ma võin teha ka budget äppi, millel on integreeritud mingisugune ChatGPT osa juba ja ma saan siis selle kaudu küsida, eks ole, et tema omakorda küsib pangast, eks, et selles mõttes nagu see jäi mulle arusaamatuks, aga nüüd ma saan aru, et see on see nii-öelda ühtlane protokoll. Ja tegelikult neid kasutusjuhte on see ei tohiks olla selle LHV panga eripära tegelikult. LHV tegi selle, aga tegelikult ma eeldaks, et iga pank tänapäeval peaks andma oma kliendile võimaluse siis nii-öelda abilise kaudu oma raha asju hallata. No meil on palju asju, mida pangad võiksid teha ja ei ole teinud, eks ole, nii et või mõned pangad on teinud, teised ei ole teinud. See on... Ei no loomulikult, ega siis küsimus ei olegi kas, vaid küsimus on millal. Et LHV, nagu ma aru saan, esimene, kes sellise võimaluse tegi ja sellist liidestust, et sa saad ligi oma autenditud agendiga, see ju on ka ühtepidi seotud selle sama mõttega, et meie agendidel on siin isikukood. No tegelikult on see lõpuks ikkagi täpselt sama asi, et kui sa oled nüüd oma agendi autentinud oma pangakontot vaatama, siis ega sina ju vastutad selle eest, et kui sa Hans küsid nüüd oma agendi käest, et mine vaata minu pangakontot, siis jääb ka sellest ju jälg, et sinu autoriseeritud agent vastas või vaatas ja kui tekiks ka tulevikus võimalus, et ta saab raha üle kanda, siis sa ei saa pärast oma agendile vitsa anda, sa võid endale vitsa anda. Ja seal tegelikult ongi see põhjus, miks ilmselt pangad on sellega ka aeglased ettevaatlikud, sest et arvestades, kui palju meil siin nagu neid inimskämme on, siis palju tule automatiseeritud skäbb, eks ole, kui nagu see ühesõnaga, et see on... Mulle isegi tunduks, et see oleks võib-olla vastupidi, sest ma kaldun nagu arvama, et agent ei ole nii rumal, kui on keskmine Eesti inimene. Sa ilmselt alahindad neid inimesi, kes hakkavad nüüd neid agente programmeerima kuskil kõnekeskuste asemel, kuskil Ukrainas. Et helistab mingisugune agent, kes veenab siis minu agenti. No kas või teeb agendi, mis lihtsalt ei ole sinu agent ja sa ei tea seda, et sinu agendi asemel tema agent kuskil möölleb sinu agent. Ei no seda küll, aga tahtlemata ta täna ilmselt tähenebki mulle juba agendi, ühesõnaga suhtleb, minuga suhtlebki agent jah, aga noh, et... Ühesõnaga mu mõte oli see, et pangad teevad seda asja aeglaselt sellepärast, et see on potentsiaalne rünnakuvektor, mida nad ülitavad nagu vältida või siis nii-öelda mitigeerida, et seda asja teha turvaliselt. Ei no ma ei vaidle muidugi. See ei ole lihtne, see on see point ja see ei ole lihtsalt see, et ma võtan selle MCP ja ma arendan sinna peale selle lahenduse, vaid seal tuleb ilmselt, on seal asju, mida meie isegi siin näha ei oska, nii et... Ei no ega panga poolt ei olegi seal midagi arendada praegu, panga poolt ongi öelda, et nemad seda ligipääsu toetavad ja kui nüüd agent saab sealt kaudu ligipääsu, siis jah, pank saaks ainult öelda, kui palju nad võimaldavad sealt kaudu agendil asju teha, et täna on see võimalus siis vaadata, aga võib-olla homme oleks see võimalus ka üle kanda. Muidugi omaette küsimus on üldse see, et mida sa sellise vaatamisega teed, aga tegelikult on seal nagu kohti, mis osutuvad väga kasulikuks väga palju, kui sa hakkad nagu mõtlema, sest et seda kaudu võid sa mida iganes täida kas või oma tuludeklaratsiooni, kui tahad, sest sa võid väga vabalt panga andmeid ju kohe otse oma agendile anda, sest ta saab minna sealt ise vaatama, sa ei pea tegema seda. Eks siin on ka, jah, summades ja värkides küsimuses, seal on nagu vahe, kas sa ütled agendile, et osta mulle jäätist või agendile osta mulle maja, eks ole. Ja maksete tegema on üks asi, jah, ja tegelikult selline, ma ei tea, 10-100 eurone piir päevas agendi maksete ülempiiriks on täitsa asi, mida võiks arutada, on ju. Aga... No, nagu pangakaartidega viipemaksetega on, eks ole. Jah, aga isegi lugemise õigus, subscriptions, tellimused. Kuhu mul läheb iga kuu? Kas ma jälle panin kogemata mingi asja tööle, mille trial sai läbi ja mis mind võtab 3 eurot kuus? Palun tee ülevaade ja aita mul ära tühistada asjad. Võiks olla, näitel on kindlasti, mida individuaalsemad seda paremad, aga et enda kulud analüüs ja mis on minu personaliseeritud minu järgi, nii et... Mõelda tuleks jälle just nimelt niipidi, et mitte, et sa ei mõtle, kuidas sa saaks oma vana tegevust delegeerida agendile, vaid sa mõtledki niipidi, et kuidas üldse tehagi tegevus nagu nullist uuesti, mida teekski agent, ehk et see segane mõte tähendabki seda, et
meil on nagu raske tegelikult praegu mõelda nii-öelda kastist välja, sest et me oleme harjunud panka sisse logima, võtma sealt mingi konto väljavõtteid või mida iganes tegema. See ongi keeruline, sest meil on nagu kasutusharjumused ja mingeid asju võib-olla tegelikult endiselt meeldib meile ka ise teha, et see või noh, me tahame seda ise teha, et ega selline hägune paralleel on kas või sõnumite doksimine, et ammu ju räägiti, et sõnumid kaovad ära, kui tuleb rääkimisvõimalus, aga no näed, nad ei ole kadunud ära ja võib-olla ei kaogi ära ja samamoodi nagu öeldi, et raadio kaob ära kohe, kui video tuleb ja nagu ikka raadio on ju ka alles. Et tegelikult inimestele meeldib teha ja nad tunnevad ennast hästi, kui nad ikkagi saavad ise teha ka selliseid pealtnäha kohmakaid operatsioone. Et selles mõttes ma ei ole nagu suugi mingisugune nii, ma ei tea, kas siis nüüd pessimist või optimist, et ma arvaks, et edaspidi ma ainult lesin voodis ja siis sosistan AI-le, mida kõike maailmas ta peaks tegema ja ise sealt kunagi välja ei tule. No ma ei usu seda. Lähme siis edasi, väga põnev on, igatahes ootame ise katsetamist ja ootame teiste katsetusi. Mul juba tulid paar ideed, aga no ma katsetan nad ära ja siis räägime järgmistes saadetes. Kahju, et sa ei saa ikkagi raha üle kanda. Mul nagu kripeldab see, sest et palju huvitavam oleks järgmises saates kuulata, et kuhu su agent otsustas näiteks investeerida sinu raha või midagi muud sellist. Jah, seda oleks huvitav. Vaatame edasi, mis siis viimasel nädalal juhtunud on ja no Ameerika räägib sellest, et Siri on nüüd lõpuks tark. No see on üks selline uudis, mida meil peaaegu tark. Pikalt kommenteerida meil ju ei ole, natuke selline mõru maitse on suus. Siri AI on beetana väljas, aga meie asume Euroopa Ühendriikides, mitte Ameerika Ühendriikides ja meie oleme ääremaa, kuhu see ei tule. Aga esimesed ülevaated on no ikkagi väga positiivsed vist või? Ma saan aru, Meelis, sa ka oled märganud neid? No nad on positiivsed sellepärast, et vana Siri oli lihtsalt nii halb ja sellepärast ükskõik, kui ta natuke parem on ta parem. Aga ei, loomulikult ta on hea jah, et selles mõttes ei saa midagi halba öelda. Lihtsalt miks ma ütlesin, et ta on veel poolik on see, et third party appide tuge veel ei ole, ehk siis kõik, mida sa Siriga teha, saad sa praegu teha ainult Apple'i äppides. Ja kui sa tahad öelda, et vaata mu asju Google'i kalendrist, seda sa teha ei saa näiteks, eks ole, või midagi muud sellist. Et see tuleb, lihtsalt see eeldab seda, et arendajad saavad äpid valmis ja uuendavad ära, aga see selleks ajaks, kui septembris tulevad uued iPhone'id ja Siri lõplikult, selleks ajaks on see tehtud, eks ole, praegu see beta on beta, eks selles mõttes, seal kõik seda töötab. Ja samal ajal meil ei ole ka mingeid uudiseid sellest vägikaika veost Euroopa Komisjoni ja Apple'i vahel, et midagi oleks muutumas selles? No alles hiljuti peale seda, kui Apple ütles, et Euroopa Komisjon on nõme ja sellepärast me Sirit ei saa, on Euroopa Komisjon Apple'i uuesti trahvi teinud kõvasti. Just sellepärast, et ta ei ole teemaga ühilduv. Nii et võib-olla aitäh Ursula või kellele see meeldib, et Euroopa Liit nagu hoiab Apple'it lühikese rihma otsas ja kes arvab, et see on liigne selline vahele tikkumine, eks neid asju on erinevaid. Mina arvan, et Apple'it peakski rohkem nagu korrale kutsuma, aga ma tean ka inimesi, kes sellega üldse nõus ei ole, nii et see on nüüd meie siin mõni jälle tahame, et jällegi tahaks proovida. Aga no ei, ma Siri vastu, Siris ma tahaks ka mina, kuigi ma ei ole iPhone'i kasutaja, aga loomulikult ma tahaks, et see oleks ka Euroopa ja Eestis olemas. Aga lihtsalt küsimus on selles, et mis tingimuste või palju me saame lasta nagu suurfirmadel nagu möllata ja nii-öelda enda eest asju teha ja oma sõnaõigust mitte öelda, eks ole, et see ei kehti mitte Apple'i puhul, vaid see kehtib ka Google'i ja Meta ja kõigi teiste puhul, mis on Meta vähemalt on tõenäoliselt oluliselt hullem näide kui Apple, eks ole, Apple'il on vähemalt mingi teoreetiline südametunnistus olemas, mida Meta puhul ilmselt öelda ei saa. Lähme edasi, muide veel lühiuudiste või mikrouudiste rubriigist. Ma ei tea, kas te märkasite, aga tuli välja lõpuks ometi riistvara toode selliselt firmalt nagu OpenAI. Aastaid räägiti, et nad teevad mingisuguse kantava intelligentse asja ja üllatus, esimene riistvara toode OpenAIlt on 16 nupuga klaviatuur. Selle nimi oli Codex Micro ehk siis on klaviatuur, millega seda AI agenti edukamalt juhtida. No jällegi kurioosum. Isegi ma ei tea, kas see on klaviatuur, aga seal on ka peale kruttimiseks mõned nupud ja muud klahvid. Et minust on see täiesti mööda läinud. See on nii kurioosum. Küll ma nägin, see näeb välja nagu Stream Deck või mingi siuke, aga mina lugesin seda, et OpenAI esimene consumer hardware will be speaker ehk siis kõlarit ehitavad. Codex Micro on tegelikult asi, mida nad on teinud siis koostöös sellise ettevõttega nagu Workloader ja selle nagu mõte on siis see, et sa saad väga kiiresti
mingite taskide ja muu kraami vahel edasi-tagasi hüpata ja võib-olla kui sa oled tõesti selline programmeerija juhtumisi, kes ikkagi filmides umbes 1000 vajutust 3 sekundiga teeb, siis tõenäoliselt Codex Micro abil on sul võimalik teha nüüd juba 1340 vajutust. Et no, ta on selgelt ikkagi suunatud kellelegi, kelle näpud käivad seni kiiremini kui tavaline klaviatuur võimaldaks seda teha, ma saan nii aru. Kuulge, aga lähme vedasi lühiuudistega, me rääkisime mõned nädalad tagasi ühest telefonitootjast, mida Meelis spekuleeris, et lõpetab oma telefonide müügi meie piirkonnas ja tuleb välja, et Meelise spekulatsioonid on täppi pannud. OnePlus on lõpetamas oma tööd. Jaa, et uusi mudeleid juurde ei tule, vanad mudelid müüakse ära nii palju, kui neid on ja siis neid enam ei saa. Nad muidugi lubavad, et nad jätkavad kõiki tarkvaruuendusi ja garantiisid nii edasi, aga seal on ka erinevad konksud, et siin Redditist on juba näha, et Põhja-Ameerikas osade mudelite puhul ei taheta väga garantiid austada, vaid öeldakse, me teeme sulle järgmisest tootes soodustust, aga järgmist toodet enam saada pole, siis ühesõnaga Euroopas sellist tekid ei ole muidugi võimalikud seaduste järgi. Aga teine asi on see, et tarkvaraga on ka, et nad küll jätkavad nii-öelda lubatud tarkvara uuenduste tuge, et kui nad lubasid 5 aastas, nad ka 5 aastas seda teevad, aga konks on selles, et siis Oxygen OS või siis OnePlusi Androidi versiooni tootmine lõpetatakse ka ära ja alates Android 17 tuleb selle asemel siis seni Oppo telefonidel olnud ja ka Hiina OnePlusid olnud ColorOS. Näeb täpselt samasugune välja, ikoonid natuke teistsugused, aga lihtsalt on see, et nimi muutub, eks tarkvaral ka. Et see on üks asi, aga kurb on see, et Eestis oli ikkagi OnePlus üsna populaarne, Soomes oli ta väga populaarne ja praegu ei ole näha, et asemele midagi tulemas oleks. Ja kes tahab kuulata, mida me sellest arvame, kui ta kuulab saadet, mida me salvestasime umbes mõned ajad tagasi, siis me veel ei teadnud, et OnePlus ära kaob, aga me vaatasime seda probleemi eest tagant ja külje pealt ja olime nukrad, et ta ikkagi äkki kaobki ära. Nukrad oleme tegelikult ka sellepärast, et OnePlus vähemalt siin meil Digise Gamesis on saanud mitu testivõitu, mitmeid aasta parima seadme auhindu ja nii edasi, et ta on olnud nagu hea firma, et ei ole nagu niisama suvaline ja sellepärast on sellest eriti kahju. 29. juuni. Nüüd jääb alles siis OnePlusi suuri pükse jääb täitma siis Nothing, ütleme nii või? Nojah, aga Nothing ei ole, minu jaoks ei ole võrreldav telefon. Nothing on selline, nagu teevad natuke rohkem nalja, et nad teevad nagu välimust ja sisu seal väga ei ole, aga OnePlusil oli ikkagi tippmudeleid ja oli kogi Nothing on häid kõrvaklappe, küll ma sain neile häid kõrvaklappe. Nothingul ja kellasid neil näiteks ei ole ja nii edasi, aga võib-olla see just, et võib-olla see OnePlusi loobumine annab Nothingule natuke tuult tiibadesse. Vahe on lihtsalt selles, et Nothing on väga väike firma. Oppo kontsern on maailma üks suurimaid telefonitootjaid. Ja see tähendab ühtlasi seda, et Nothing teeb küll väga hästi tarkvara, aga nad ei suuda kunagi konkureerida riistvara hindadega, neil lihtsalt ei ole sellist skaalat, nad ei suuda, nad teevad nagu 10 või 100 korda vähem seadmeid, eks ole, nad ei saa sellise hinnaga mälu, nad ei saa sellise hinnaga kaameramooduleid, ehk siis nad ei saa toota samaväärset toodet sama hinna eest. No seda küll jah, lihtsalt ega OnePlusi edu ikkagi algas sellest ajast, kui ta oli natukene eristuvam nagu Nothing on praegu, mine sa tea, aga OnePlus läkski, nagu me siin ka mõned nädalad tagasi arutasime, vähemalt mina nagu arvasin niipidi, et ta kuidagi libises hästi selliseks mainstreamiks kuidagi nagu. Jah, aga vaata, see viibki need 2 asja kokku, Nothingu ja OnePlusi või ka sellega seoses, et Nothing kasutas endine OnePlusi juht, eks ole, Carl Bay. Aga tegelikult ju miks Nothing mainstreamiks libises, sellepärast, et Oppo võttis nad üle, täpselt sellepärast, et nende ägedate telefonidega ja fännidele asjade tegemisega sellest ei saanud piisavalt suurt turuosa sellega elus püsida. Ja oli ainus lahendus oli see, et keegi pidi nad üle võtma ja tegema nad igavaks. Ja paratamatult nii see äri käib kahjuks. No jah, küsimus on, kas neil läheb ikkagi siis hästi, et nad lähevad siit ära või vastupidi, et mulje ikkagi jääb, et neil ei läinud siis hästi. Neil kellelgi hästi, neil läinud selles mõttes, neil läinud piisavalt hästi, neil läks hästi siin. Ehk siis nagu meie väikesed turgude Soomes läks neil väga hästi, Eestis läks neil üsna hästi, aga mujal neil ei läinud nii hästi, kui nad tahtsid ja eriti vähe hästi läks neil Ameerikas, et seal nad ei suutnud nagu nii läbi suruda, kui nad tegelikult tahtsid, aga tegelikult on see trend nagu üldine, sest et viimased mingi eelmise kvartali müügitulemused näitavad ikkagi seda, et ka Hiinas näiteks on see mälukriis kätte jõudnud ja kõik Hiina tootjad on
kollarikult kukkunud ja mingi lausa 25% telefonide müügi kukkumine on toimunud ja ainsad, kes on sellest nagu välja jooksnud plussi poole pealt või vähemalt väiksema miinuse poole pealt on Apple ja Huawei, sest kõik Oppod ja Xiaomi'd ja kõik teised kukuvad kolinal. Ja Samsung muidugi seal numbrites ei ole, sest Samsung Hiinas praktiliselt on olematu. Aga kas see tähendab ikkagi seda, et kui ma nüüd tahaksin tulevikus OnePlusi, on seda võimalik saada umbes jutumärkides ainult demust või siiski toob seda mingisugune altruistlik tootja kuskilt lähemalt ka ikkagi siia? No kui neil Euroopa mudelit ei ole, siis mida neid küll soovitada julgeks. Pigem tasub siis osta Oppot või Realme'd, mis on siis nii-öelda emafirma ja sõsarbränd, eks ole, mis on Euroopa turul olemas ja mida või ka Eestis tegelikult osta saab, vähemalt Realme'd küll, Oppot võib-olla vähem. Aga eks me näe, et ma tahaks ikkagi loota, et Oppo tuleks äkki OnePlusi asemel mingil hetkel Eestisse ametlikult ja suuremalt, aga praegu ei ole paista. Nojah, see paralleel oli nagu kunagi ka ju oli Eesti ka pikselite osas sellises regioonis, kus meil ei olnud ametlikult pikselit, aga siiski Canucas müüs ja võib-olla veel keegi ja tõi neid nagu maale, aga OnePlus kaob ikkagi ära veel suuremas mastaabis. Kogu Euroopast. Kogu Euroopast kaob ära, mis tõttu muutub keeruliseks. Ja tegelikult käivad ka kuulujutud, et uuest aastast ka Indias, kuigi nad praegu ütlevad Indias jätkuvalt, mis on väga suur turg, nii et jah. Nii, aga lähme siis edasi ja võib-olla meil peame uudiste rubriigi lõpetuseks mainima veel ka riigi sektoris toimuvad teateid, et lõppenud nädalal tehti siis digiriigi reform ära, mis see tähendab, et meil on palju R-tähega algavaid asutusi ja lihtsustatult võiks öelda, et kõik pannakse kokku, et RIA ja erinevate ministeeriumite need IT-asutused ja RIT ja RIKS ja meil teil või üks suur maja. No jaa, see on muidugi üks nendest uudistest, mis tegelikult tundub nagu ääretult igav, aga teistpidi liiguvad selle uudised, aga ilmselt väga suured rahad täiesti hoomamatul kiirusel ja kindlasti peaks nüüd keegi, selles uudises on ka muidugi mainitud, et see keegi saab olema siis IT peaarhitekt, mille ametikoht luuakse. Vaat see jääb nüüd arusaamaks, kas see on nüüd inimene või see on AI. Ei siiski, siin on kirjas ka, et see on inimene. Et IT peaarhitekt on ikkagi inimene, kes vaatab, et kõik süsteemid nüüd sobiksid omavahel kokku ja riik ei sõltuks siis enam ühest IT-firmast, et nagu vältida olukorda, kus siis võib-olla hangitakse midagi miljonite eest ja siis üks firma neid muudkui aga ludinal toodab. Ja siis teine selline aspekt, mida ka rõhutati, on see, et nii-öelda topelttöö tegemist vältida, et ei oleks siis niimoodi, et üks nendest paljudest majadest või ametitest teeb mingisuguse programmi või teenuse või mille iganes. Ja tegelikult tuleb välja, et teises majas juba midagi sellist on olemas, et ei tehtaks seda uuesti. Ja nii. Viimastel nädalatel on palju tegelikult poleemikat selle üle, küll on olnud, et see on jube hea ja ainus viis edasi ja teist pidi jälle viidatud, et see on väga riskantne ja isegi ju meie sõber Ronald kirjutas siin üks päev hoiatava kirja, et kas tehakse ikkagi see viga, mida vist ta viitas Riigikontrollile, kes ütles, et tavaliselt tahetakse küll parimat kokkuhoidu, aga see on senimaani tähendanud ainult kulude kasvu ja palgataseme kasvu. Jah, sellega oponeerib siis minister sellega, et niimoodi, et alguses võib-olla kulubki rohkem raha, aga pärast siis väidetavalt peaks hakkama olema kulude vähenemine umbes 11 miljonit eurot aastas. Et väidetavalt siis 200 inimest umbes tänase seisuga koondatakse, et töötajate arv siis see on umbes 10%, nagu öeldakse tänastest töötajate arvust. Ja siis 3 aasta jooksul peaks olema selline suund, et hoitakse raha kokku. Ja muidugi siin on nagu selle vastu vaieldud, et võib-olla kuna erinevates IT-majadus on praegu erinevad palgad, et kui need liidetakse, siis tekib töötajatel hoopis surve nõuda nüüd hoopis veel kõrgemat palka. Ja samamoodi, et kui riik siis koondab võib-olla nüüd mingit tsentraliseeritud võimekust hoopis enda kätte, siis hakkab erasektor jääma ilma mingitest tellimustöödest ja arendustöödest. Aga siin ma näeksin ikkagi seda positiivses valguses sellepärast, et ajal, mil ka Ronald oma eksperimendiga nädal aega või rohkem tagasi tõestas, et saab ka täna üldse ilma inimtööjõuda tulemusteni, kuhu võib-olla senine inimtööjõud polegi jõudnud ja seda siis 10 või 100 eurode eest, et kindlasti ju tuleb see üle vaadata, et kuidas sellises olukorras ei oleks sellises olukorras sellist olukorda,
et keegi teeb tööd lihtsalt töö tegemise pärast. Mina näen seda küll nagu täiesti reaalselt ja eriti selliste ametite puhul, kus tegelikult ametnikul on mingid kindlad ülesanded, ta teab, ma ei tea, ta menetleb mingeid dokumente, mis ei ole täna enam paberil, nad on võib-olla digikujul, ilmselt kindlasti. Aga ikkagi see tema töö on võib-olla selline, et ta on ise avastanud salamisi. Et ta mis iganes Claude'i või ChatGPT või Gemini'ga menetleb oma asju palju kiiremini. Aga tegelikult see on väga-väga halb stsenaarium, kuidas asjad hakkaksid liikuma. Ehk et tegelikult peaks seda nägema nende ametnike pealik seal, kelleks siis täna saab tipus olema see sama süsteemi, mis ta nimi nüüd oli. IT peaarhitekt. Et kas ikkagi selle ametniku töö konkreetselt on nüüd selline, mille eest ongi vaja talle nii palju palka maksta. Ja see me jõuamegi sinna, et võib-olla seda ametnikku ei olegi üldse vaja, et ei olegi üldse vaja, et see ametnik seal ise optimeeriks oma tööd, vaid see ametnik ise peaks olema produktiivsem, et ta saabki olla produktiivsem. Ehk et see sama näide, millega Ronald tõi, tegelikult kui oleks Ronald olnud ametnik ja oleks teinud poole tunniga selle tarkvara valmis, oleks ta üks üliproduktiivne ametnik, kes teeniks oma palga välja 2-3 kuu või aasta asemel poole tunniga. Ja seda kohta peaks nüüd see peaarhitekt nägema, et sellise produktiivsusega ametnikele tuleks seda palka maksta. Nii et see keeruline mõttekäik nagu tähendabki, et kui sa mitte midagi ei tee, siis ei juhtu nagu üldse mitte midagi. Selles mõttes ma nagu ikkagi kiidaks, et midagi toimub, sest alati on see ju parem, kui üldse midagi ei toimu ja kõik läheb samamoodi edasi süsteemide mõttes. Nii, ja räägime siia vahele ka ühe teate. Meie saatel on täna jälle toetaja, kes tahab teile anda teada ühest telefonist. See on Xiaomi 17T telefonist on juttu. Mis seal uut on, kes ei ole vaadanud, Xiaomi 17T on siis võimsa telekaameraga. See on see 5-kordne periskoop telekaamera, millel on väga kõva sensor, 50 megapikslit, mis seal veel on väga silmampaistev, ilmselt aku 6500 mAh, et saate ilusti ühe ja võib-olla isegi mitu päeva sellega läbi. Ekraan on 6,59 tolli ja kõik see jookseb siis MediaTeki uue kiibistiku peal 4 nanomeetrise protsessiga, nii et väga moodne riistvara. IP68 rating ja kõik muud asjad tulevad sinna veel lisaks juurde, nii et Xiaomi tahab öelda, et kindlasti tasuks vaadata, kas Xiaomi 17T on see telefon, mida praegu peaks just ostma. Aga räägime siis edasi suvisest liikumisest ja meil on stuudios inimesi. Te olete siin mitmekesi lausa sõitnud ringi moodsate elektritõukaratastega ja neid järele proovinud. No tõepoolest see nii on. Tõsi küll, kui eelmistel kordadel olen mina olnud selline testsõitja rollis vägagi, siis sedapuhku hoopis on suure töö ära teinud meie kolleeg Joonas Geeniusest. Tervitused. Tervist. Mida ja kust sa sedapuhku võtsid? Nii nagu sinagi oled varem teinud, et läksin Voltride'i ukse taha ja küsisin endale 6 tõuksi. Ja anti ka kohe. Ja seekord kahjuks me Xiaomi uusi tõukse ei saanud, aga ma saan aru, Glenn, nendega sõitsid sina. Minule anti InMotion Air, siis 2 mootoriga Dualtron Pop, Segway CT3 Pro, G-Pad Storm, Dualtron Mini Dual Brake ja G-Pad Joyride Eco. Kas see valik oli kuidagi pidi mingi süstemaatiline või oli seal mingid hinnapiirid ja kuidas sa see üldse kokku panid? Me vaatasime laias laastus nii, et hind ei läheks üle 1200 euro ja üritasime leida selliseid tõukse, mis ütleme, et mahuvad, mis ei ole need hästi suured, need jõutõuksid, et mis ikkagi saab autosse tõsta ja korterisse võtta, et mis mahuvad nagu normaalselt elamisse ära. Ehk et tegelikult olid kõik nagu erinevas klassis siis peaaegu võib nii öelda. Ma oma testis kirjutasin, et ütleme laias laastus jälle, kordasin praegu ennast, aga need võib jagada 3 klassi, et InMotion Air ja see Joyride Eco on nagu väiksed tõuksid, siis meil on sellised vahepealsed ja siis see Segway, see CT3 Pro on nagu siis juba selle väga suure tõuksi suurune. Et ma olen 181 sentimeetrit pikk ja selle lenks on mulle rinnuni, et ta on ikka nagu tõsiselt suur. Kuidas sul siis olid muljed või kuidas sa üldse nagu pihta hakkaks, kui sa siis neid võrdlesid? Mul oli fotograaf kaabis, Manuel, ja siis ajasime nad kahekesi sinna
lauluväljaku mäe keskele ja siis hakkasime järjest läbi proovima neid. Ja siis sõitsime pool päeva ja sõitsin kõik 2 korda läbi, nii et sain võrdlusmomendi. No mis teada said siis? Paranda mind, kui ma eksin, aga esiteks see, et tõuksid on väga suureks läinud. Et see 6 tõuksi autosse panna ja ütleme, et nendega sõita isegi selle InMotion Airiga, mis on tegelikult nagu väiksema klassi tõuks, et näiteks sealt hoogu lükata jalaga, siis sa võid nagu, kui sa hästi halvasti lükad, sa võid lõua vastu lenksu ära lüüa, sest ta on nagu see astmeplaat on nii kõrgel. Et see oli esimene asi, mis mind imestama pani. Ma ei tea, Glenn, kuidas sa kommenteerid seda? Ma nõustun jah. Ehk et mina olin, veel kord ma ütlesin või siis täpsustame, et mina vaatasin eelkõige siis ainult Xiaomi tõukse, mida sul sinna vist erineval põhjusel kuidagi jõudnud. Ja tõesti need Xiaomid on ka, kui ma vaatasin nagu eelmise aasta valikut, siis sel aastal on muutunud nüüd 6, et eelmisel aastal oli siis 5. Ma ei tea, kas see on isegi aastaarvuga mingi seos või see on juhus. Kui eelmisel aastal neid Xiaomisid oli, ma ei tea, kas oli 4 või võib-olla siis oli ka rohkem, aga sel aastal oli 5. Sel aastal on meil olemas Xiaomi 6 Lite, Xiaomi 6, Xiaomi 6 Pro, Xiaomi 6 Max ja Xiaomi 6 Ultra. Ja kõik on läinud järjest suuremaks, ehk et niimoodi kui suurusest rääkida, siis mulle nagu tundub, et see Xiaomi 6 Lite on midagi sellist nagu vanasti oli Xiaomil see, mis teil oli mingi M365 või midagi sellist just. Et see on nagu see light kategooria ja kõik, mis sealt üle juba läheb, see on mingisugune suur kategooria ja kõige suuremad olid tõesti sellised, et see lenks on kõrge, aga astmelaud oli ka nii palju kõrgem, et vähemalt minu pikkuse juures ma olen selline alla 1,80 m ikkagi, et kui ma nagu astusin astmelaua peale, siis ei olnud nagu hullu. Aga kui mul jalad olid maas, siis tõepoolest varjutas see astmelaud juba mul nägemist peaaegu. Või mitte astmelaud, vabandust, lenksu ülemine osa, eks ole. Ja näiteks selle Segway'ga sõita, seal olid jalakäijad käisid ka ringi seal ja näiteks ütleme, et nende kõrval sõita, siis saad kuidagi peajagu üle neist, et hästi naljakas tunne on, et nagu vaatad kõrgemal ülalt alla teistele. Aga see on hea ju. Tegelikult võib-olla mõnes mõttes sa oled nagu näed ju. Ja eks inimestele meeldib ka see, miks nad muidu maastureid ostavad. Ja. Kui sa prooviksid kuidagi seda siis nagu üldistada või et kas me vaatame siis nagu hinda või ma ei tea, jõudu või mingisugust mugavust või et ma tean ise ka neid võrreldes, see ongi selles mõttes täiesti ebarealistlik ülesanne, kui sa pead sealt nagu kuidagi ühte valima, seda omadusi nagu nii palju, mida vaadata. Ma arvan, et ma ise vist, ma olen pikalt pead murdnud selle üle. Ma arvan, et ma kaldun ikkagi selle InMotion Airi poole, mis on tegelikult selle testi põhimõtteliselt kõige väiksem tõuks. Aga puhtalt sellepärast, et need suuremad juba, eriti see 2 mootoriga Dualtron Pop, seal oli tõsiselt tunda juba seda, et kuna meil Eestis, nad ei tohi üle 25 km tunnis sõita, et siis see tõuks läheb hästi kiiresti selle kiiruseni ja siis tuleb see piiraja vastu ja selleks nagu saaks otsa millelegi sõitnud. Ja ongi, et kui tahta legaalselt sõita, nii nagu seadus käsib, siis ei ole tegelikult sellel väga võimsal tõuksil pointi tänava peal. Ja siis ma võtaks sama hästi selle väikse juba, mis mahub mul igale poole kaasa ja mille ma saan lihtsalt, ma ei tea, autopagassi panna või tööle võtta kaasa. See on muidugi eraldi küsimus, et kui palju nagu siis ostjatest rahuldub selle piiriga, võib-olla need, kes ikka rohkem maksavad, need lähevad kohe siis nii-öelda pildlikult mingit traate omal tangidega läbi lõikama, et sõita kiiremini. Kui uudiseid vaadata, siis jääb selline mulje küll, et seda kontingenti ikka jagub, kes nii teeb. Aga jäimegi sinna nüüd pooleli, et sa ütlesid, et Air oli see InMotion, mis sulle meeldis. Paranda mind, kui ma eksin, see on ju päris vana mudel juba, sest et kui ma käisin eile või oli see nüüd tänases mõistes juba nüüd natuke rohkem kui üleeile, siis Mart Voltraidist ütles ehmatusega, et pagan, et see vist õppeski neil üldse ära, et ei tea, kas seda nüüd tulebki ja see oli ka minu varasemates testides. Ja ma ei tea, ma ütleks, et toimib. Et ongi, mulle kõige rohkem meeldis huvitaval kombel see jäikus, mis sellel on, et ta jätab hästi sellise kvaliteetse mulje. Et isegi kui ta on vana, siis ma ei tundnud nagu puudust millestki seal. Aga kui sa nüüd vaatad siis seda mudeli ribi pidi ülespoole, Air on ju suhteliselt hea hinnaga ka, eks ole, sa võid selle hinna igaks öelda, kui keegi veel kusagil seda siis osta nagu leiab. Ja üks hetk see test läks meil üles, kui ma ei eksi, siis 6 aega tagasi umbes ja Air maksis siis 299,99 €. See on ikkagi väga vähe. Võrreldes teistega küll, jah. Kas ta oligi odavaim tõuks? Jah. Ehk et siia kõrvale võiks tegelikult panna ilmselt siis
Xiaomi 6 Lite tõuksi, mille hind on tõenäoliselt umbes samas klassis. Ja kas sa nüüd räägid meile, kuidas sõita sellega oli, sa oled nii tolle kui InMotion Airiga sõitnud? Ma pean nüüd tunnistama, et InMotion Airiga ma nüüd enam ei sõitnud seda, ei olnud enam. Et see veel sinu testiajal oli, aga siis kui mina käisin seal, siis ei olnud ja oli ainult 6. Nii et ma ka ausalt nagu väga ei mäleta, aga seal Telliskivis on pood ja seal on hea raudtee ülesõidu koht kohe kõrval, kus on vist mingi 5 raudteed kõrvuti. Siis ma läksin kõikide tõuksidega, sõitsin üle seal raudtee ja muidugi see jäikus oli ikkagi see, mis pani kohe hambad plagisema selle 6 Lite'i puhul. Sest et kui ma nüüd ei eksi, tal vist ei ole üldse amorte, võib-olla ma teen talle liiga. Just amordid tulid alles Xiaomi 6 Pro'l, et vist isegi 6 ei ole. Nii et ikkagi sealt raudtest ülesõitjast ta ikka raputas üsna kõvasti. Aga no muidu ta oli lihtsalt nagu üks selline tõuks ikka, nagu see vana hea Xiaomi oli, kui sa nüüd nagu palud selle Airiga seda võrrelda. Aga noh, kõik järgmised läksid ju suuremaks, sest et tegelikult ma ei tea, kuidas seal teistel sul nüüd võrdlus oli, aga Xiaomi on ma vaatasin selle aasta mudeli valikus tundub nagu rehvi suurust muutnud. Ehk et vähegi seal suuremad tõuksid, ehk et juba vist 6 alates jällegi, kui ma nüüd ei valeta, kasutavad 12 tollist rehvi. Ehk et eelnevalt olid need ikkagi enamast vist 10 ja juba 11 oli suur. Siis sel aastal mulle tundub, et pigem on nagu 11 juba selline tavaline, et mitte öelda 12. Ja need tõuksid, mis mul oli, kusjuures seal oli Sigweil kõige suurem ref ja see oli 11 tolline ja see on juba päris suur. Et on niisuguse väikese rolleri ratas on tal all põhimõtteliselt. Mina olen nagu selle koha pealt, mulle meeldivad nagu suured tõuksid, mitte just sellepärast, et ma tahaks nagu džiibi mõttes suurt asja, aga lihtsalt sellepärast, et mulle tundub, et need on nagu turvalisemad või neid on kuidagi parem hallata, et mulle tundub, et nad kipuvad nagu vähem kukkuma kui mingid pisikesed nökatsid, ka renditõuksidega on sama teema, et vanad esimesed tundusid nagu väga-väga ebaturvalised olevat ja need uuemad, mis praegu siin tänavatel on, need tunduvad nagu paremad olevat, et selles mõttes ma arvan, et see tõuksi suurus või ütleme selline lenksu laius ja sellised asjad on tegelikult nagu ka sõiduohutuse mõttes olulised. See on tegelikult hea point või punkt, mille sa välja tõid, sest ma parajasti kerisin ka ette Xiaomi tabeli, kus on ka näiteks muide kandevõimed peal. See läheb ka niimoodi väga toredasti lineaarselt üles, ehk et kui 6 Lite kannatab kuni 100 kilo, siis juba sealt edasi näiteks Xiaomi 6 on 120, 6 Pro's samuti 120, 6 Max 130 ja 6 Ultra 140. Ja kui siia võrrandisse pannagi nüüd see nagu suurem ratas, eks ole, siis kõrgem lenks, pikem astmelaud ja muide ka selle tõuksi enda suurem kaal, siis ma pean küll ütlema, et need Xiaomid, millega ma sealt sõitsin, läksid tuntavalt mõnusamaks ja stabiilsemaks, kui see suurus kasvas. Ma ütleks ka siia, et ma nõustun täielikult ja kui lauluväljakul ütleme, et kui laulukaart vaadata, siis just eriti vasakul pool on selline, see asfalt, mis mäest alla läheb, on see, et seal on puujuured tõstnud nagu künkaid üles ja seal saab testida vedrustust tõuksidel. Ja siis, kui ma sealt ka alla sõitsin hooga, siis mida suuremaks tõuks läks, seda eranditult ta läkski stabiilsemaks ja paremaks. Aga teisalt on see, et suurem tõuks on jälle, et kiirendab kiiremini ja kukkud on kõrgemalt, et ma ei tea, kui palju ta siis turvalisem on, aga mingil määral kindlasti. Jah, kui sa kukud suure kiiruspeate kõrgelt, see on palus, aga võib-olla on tõenäoliselt suurem, et sa ei kuku, kui selle suurema tõuksiga sõidad, eks ole. Mina käisin siin kevadel vist Xiaomi event'il, kus nad näitasid seda kollast värvi Electric Scooter 6 Ultrat, mis oli siuke maastikufront suurte krobeliste kummidega ja väga ägedate amortidega ja see mulle nagu väga meeldis sõitma, kui sellega ei saanud, aga mul jäi mulje, et see on nagu siuke, läheb igalt poolt läbi ja ka mäest üles ja on ka turvaline võib-olla suhteliselt. Ja sellega tegin ka just teile tiiru. Ta ikkagi välja näeb, jah, üsna siukene agressiivne, mitte küll nagu liialt, aga ikkagi igas mõttes suur, tal on ju mõlemad jooksud, nimetame siis nii, on ju amortidega või vetruvad. Tal on väga hea ilmastikukindlus, peaks olema 6, mis tähendab vist peaaegu kuskil vee all sõitmist. Tal oli suur ekraan, ma vaatan nagu mootori tippvõimsusi ka, siis Xiaomide puhul need kerivad täpselt samamoodi, et sellel Ultral on siis 1200 on tipp, 500 on nominaal. Ja kui kõige alumises otsas on see 6 Lite, sellel on 300 nominaal
et iga asi toob nagu midagi kogu aeg juurde ja samamoodi siis aku mahtuvus, et ultral on aku mahtuvuseks märgitud 585 vatt-tundi, mis on siis ka kõige rohkem, aga muidugi ratas on suurem, et siit muidugi võib ka jõuda kohe selle küsimuseni, et ma ei tea, kas sa neid kuidagi ka testisid või et kui kaugele nad siin nagu reaalselt jõuavad või vähemalt on lubatud, et nad jõuavad? Ma vaatasin neid, no ma ei jõudnud selle ühe päeva jooksul neid kõiki tühjaks sõita. Aga ma vaatasin tootja lubatud sõiduulatust ja seal oli Segway'l oli kõige pikem, ehk siis 70 kilomeetrit. Ja sellel InMotion Airil, millest me rääkisime, oli näiteks 35 võrdluseks. See Xiaomi, millest rääkisime, mis on nagu suur ja kallis, sellel on 75. Et noh, kas ta tegelikult nagu nii võimas masin nii kaugel sõidab, seda ei oska öelda. Mina küsin võib-olla, kui me rääksime kaua sõidab, siis kuidas see laadimine tänapäeval on, pole üldse vaadanud, kas kõigil on ikkagi mingisugune tohutu prikk endal kaasas või saab mõnda ühendada ka mõnda telefoni või arvutilaadijasse USB-C-ga või kuidas see tänapäeval käib? Mina võin oma väikesest kogemusest praegu öelda niimoodi, et Xiaomid on ikkagi nagu aeglaselt laetavad ja neil on, kui ma ei eksi, on laadija, ma loodan, ma selle ultrale liiga ei tee, ehk et väline klots, millega sa ikkagi laed seal 10+ tundi, ta ei lae kiiresti. Aga just nimelt Segway on olnud nagu laadimise mõttes kogu aeg ühe sammu võrra ees ja see sama Segway suur ratas, mis on siis nende see tippklass, mis siis konkureerib täna selle suurima Xiaomiga, peaks olema ZT3 Pro E. Ja vaat sellel on laadimispistik ikkagi seal ratta sees, aga on võimalik ka laadida adapteriga ja minu hinnangul, või hinnangul on vale sõna, kui ma jälle info nüüd ei peta, sest ma ütlen veel kord, ma ei ole tõukerataste spetsialist, siis seal peaks olema laadimisaeg mingi 4 tunni ringis. Ma vaatasin praegu siin neid slaide, mida ma tegin sealt esitluselt ja pildistasin ja siin nad räägivad küll võimsusest ja range'ist ja ägedatest ratastest ja veel ägedamast amordidest, aga mitte pood sõnaga ei räägi laadimisest. No võib-olla ma arvan, et Xiaomi sellest ei räägigi, sest et Xiaomi on aeglane laadija. Et ma näen siin praegu üldistuses küll spekkide järgi tundub, et alla 9 tunni nii-öelda ametlikult sa neid suurimaid rattaid täis ei saa. Aga Segway ja Ninebot, mis on siis kaldkriips tegelikult nagu üks tootja võib siis nii-öelda bränd ja tootja või kuidas iganes, et neil on siis 4 tundi. Nii et selles mõttes kiirem, sest muidugi, kui aku läheb suuremaks, siis peab laadija olema võimas, aga minust see on ka ikkagi äge, et sul ei ole välist toiteblokki. Sest et kui sa kuskil lähed, on hästi mugav, kui sa paned selle juhtme sinna otse ratta taha. Jube tüüt on ju vedada kaasa mingit mitmekilvast laadijat, eks ole, et selles mõttes tore oleks, kui ma saaks oma tänapäeval on mingid 100-vatised sülearvutilaadijad või telefonilaadijad, eks ole, millega võiks seda laadida. Okei, las laeb siis 10-15 tundi, eks ole. Seda küll, jah. Aga selles mõttes, et ma mõtlen, kas hiljuti pankrotti läinud kodumaine tootja Ampler teeb mitte mõnda sellist, millel USB-C-ga laadimine? Ma arvaks umbes sama, et ma tahaks ka nagu küsida, kas see oli nii, ma ei ole täpselt ei mäleta, aga võis olla. Meenub, et ma ei olnud killing, kas see oli Ampler või see oli One Move, keegi nendest ägedatest jalgrattafirmadest, kellel oli. Ja. Oli küll, sest et miks mitte, sul on ju aega laadida ja... Sest et tegelikult ju uus USB-C standard võimaldab kuni 240 vatti virutada, eks ole, akusse laadijast, et... Absoluutselt, sest ega siis tänase, kui sa vaatad neid akud mahte, mida me siin ette lugesime, ega siis ka seal mingi 5, 600 või 700 vatt-tundi, kui sa seda laed tegelikult mõnesaja vatiga, siis sa laed ka juba 2-3 tunniga täis ja see ei ole ju kiirlaadimine. Ehk et tegelikult võiks seda laadida ju veel palju kiiremini, kui sinna sisse mahutada, aga see tähendab ilmselt kaalu, sest et see laadija ju midagi kaalub ja kui sa selle sinna ratasse paigaldad, siis jälle teeb ju ratta raske. Ja kui sa tahad, et see veel kiiresti läheks, siis sa lähed juba nagu sellesse elektriauto territooriumile, kus sa pead mingid aktiivsed jahutusi hakkama akudele leiutama ja edaseks, et see ei ole enam jätkusuutlik võib-olla päris. Aga Joonas, kas sa vaatasid ka natuke sellist nutinduse poolt, sest et Xiaomidel küll oli näha, et mudelite lõikes kuidagi see ekraan läheb järjest suuremaks ja värvilisemaks ja loomulikult kõik algab ja lõpeb ikkagi äpiga, kõiki rattaid tuleb aktiveerida. Muide, mis Xiaomi puhul oli üsna koomiline oli see, et kuna see kõik käib Xiaomi äpi, siis Xiaomi tahtis ratta paigutada kohe mingisse tuppa. Ehk et ta pakkus valikut tube, et kus mu ratas paikneb, kuna see on ju minu seade. Et kas see on siis köök, esik või vannituba, et kuhu ma tahan ratta paigutada. Aga kuidas oli seal teiste puhul, et kas see nutindus on ka mingi sammu nagu edasi teinud? Näiteks kui ma browsin InMotion Airi äppi, siis ta oli lihtsalt, et sealt saab muuta settinguid. Sai vist näiteks selle peale panna, et sa ei pea seda tõuksi minema lükkama, et sa võid kohe nii-öelda seda
gaasi anda ja siis ta hakkab kohe sõitma, aga ta oli natuke ohtlik tegelikult. Aga muus osas ta oligi lihtsalt, sealt on väga lihtne muuta asju ja selle võrra on siis see juhtraud on minimalistlikum, et seal oli vist üks nupp ainult. Aga muus osas selle äpiga nagu väga palju teha ei saanud. No Segway puhul nad kogu aeg rõhutavad seda ja vaat Xiaomi'de puhul jällegi vist seda ei ole, kuna me ei ole spetsialistid. Segway'l on Apple Find My ka olemas ja see oli juba enne. Ma tegelikult selleni tahtsingi jõuda, et ka Xiaomi selle kollase tõuksi üks eriomadusi oli siis see, mida on reklaaminud, see on Apple Find My tugi. See oli minu jaoks väga kurioosne ja jabur, mis on hea, et on Find My tugi, ma ei ole selle vastu. Lihtsalt kurioosne on see, et Xiaomi kui Androidiga telefonide tootja ja kuskilt paisnud välja, et neil nagu Google'i haabi selle kadunud asjade leidmise lahenduse tugi oleks. Ma küsisin nende käest seda, et kuulge, et nagu nalja teete või. Oi jaa, et see on väga huvitav, et me ikka, kuidas see ikka niimoodi, me arvame, et see ikka tegelikult on meil see ka olemas, aga me pole seda see kirja pannud, kuna see Apple'i värk on nagu selline asi, mis nagu võib-olla on nagu testi jaoks üllatav ja sellepärast me panime selle kirjaga. Aga me ei ole kindel, ma jään vastuse võlgu jah, et aga me arvame, et see ikka on olemas. Siiamaani ma ei tea, kas tegelikult on või ei ole. No see on hea point, sest ega ma ei ole ka Nineboti puhul uurinud, võib-olla on seal ka neil Google'i. Ei no selles mõttes, kui sa oled mingi kolmana tootja toode, eks ole, siis on see loogiline, et sa võib-olla võtad Apple'i, kui eriti kui sa USA turule suunad selle kui kõige populaarsema asja, eks ole. Xiaomi puhul on lihtsalt see, et sa telefoni tootja tegi seadme, mida sa oma telefoniga leida ei saa. Jabur, absoluutselt. Aga kui vaadata siis veel korraks sellise üldise pildi ja seaduste poole, et seal oli sul ka mingeid arvamusi, ma saan aru, Joonas? Jaa, tegin testi ära ja siis ma hakkasin pärast mõtlema, et ühesõnaga, kui me rääkisime edasimüüjaga ka, siis mul tekkis küsimus, et kas ja kui palju seadusi ma nüüd rikkusin täna. Sest et väga palju eriarvamusi on, et millise tõuksiga võib sõita, mis peab kindlustatud olema. Küsisin Transpordiametist siis ja PPA-st, Transpordiamet vastas esimesena ja nende vastusest jäi mulle mulje, et nagu piiramine ei ole üldse okei. Et kui tõuks on tehasest võimsam kui see 1 kilovatt, et siis taga ei või Eestis sõita. Ja siis vaatasingi, et okei, et siis põhimõtteliselt pooled tõuksid, millega ma sõitsin, ei ole nagu lubatud Eesti teedel. Aga natuke hiljem vastas mulle PPA ja siis oli väga huvitav, et nemad ütlesid, et nad ikkagi lähtuvad ühest Riigikohtu lahendist, kus siis on kirjas, et see tõuks võib olla piiratud sellisel moel, et seda piirajat ei saa äpist ega mingi nupuga maha võtta. Ja kui see on niimoodi, ehk siis see piiraja on füüsiline. Mulle tekitavad need võimsuse näited tekitavad minus nagu segadust, selle Xiaomi tõuksi, mida ma siin pikemat aega juba vaatan, selle andmetes on kirjas, et siin maksimaalne võimsus on 1200 vatti ja rated võimsus, mis iganes see on 500 vatti, et see vahe on nagu väga suur, et kumba siis arvestatakse, eks ole. Ja teine asi on see, eks ole, et kaal on 33,7 kilo, mis on ikkagi ületab selle piiri, mille kindlustama pead igal juhul. Üks huvitav asi, mida ma siit veel leidsin, on see, et sõitja vanus on 16-50 aastat, ma ei tea, kus üle 50, mis siis saab. See on muide Hiina tootjatel olnud juba väga ammu, et mina olen nagu selgelt sellest piirist üle, et ma ei tohiks lihtsalt nendega sõita. Muidu kas ta siis jääb seisa, võitab, kui sa oled liiga vana või liiga noor. Aga mis sealt, kas sealt PPA või Transpordiametist siis nagu, ütleme, kuidas see toon siis sealt poolt nagu selgus, kas siis nagu öeldi, et nii on, aga sõida ikka edasi või mis see nende suhtumine oli? Ma ütleks, et PPA suhtumine oli päris tolereeriv, et ma küsisin seda ka, et oletame, et nad nüüd teevad patrulle, mitte me ei oleta, vaid me teame, et nad teevad patrulle nüüd, kus nad siis mõõdavad tõukside kiirust niimoodi, et nad peatavad tõuksijuhi kinni, tõstavad taga või kumb iganes ratas veab, tõstavad selle üles ja siis vajutavad nii-öelda gaasipõhja ja siis vaatavad, et mis number sinna tabloole tuleb, et kui kiiresti see tõuks sõidab. Ja siis ma küsisin, et mis siis, kui tuleb keegi selle tõsiselt suure selle jõutõuksiga, mis võib tehasest olla 6 kilovatti ka, et tuleb sellega ja sõidab mõistlikult, et kas ta siis võib sellega sõita. Ja politsei ütles, et jah, võib küll, et nad ei, kui tootja ühesõnaga väidab, et see on piiratud nende normide järgi, mis meil on, et siis neil ei ole põhjust sellest kahelda ja et siis vaadatakse lihtsalt seda, et kuidas see juht ise sõidab ja et kas tal see piiraja on peal. Ja võib sõita siis, kui on piiraja on peal. Mis on siis mõistlik lahendus, teine pool on kindlustuse pool, mida Meelis mainis ka kaalu suhtes. Ehk et kui ratas on ikkagi need samad Xiaomid suured ja
ja ka teised rattad on ju üle 25, siis peaks neid ju kindlustama. Jah, aga siit on ka see, et ma küsisin politsei käest, et kuidas nad kontrollivad seda kindlustust, et kas neil on mingi register või, aga mulle ei vastatud. Mu küsimus jäeti lihtsalt vastamata selle peale, et ma ei tea, kas ja kuidas nad seda kontrollida saavad. Siin me jõuame muidugi samasse kohta tagasi, et siis kui sa ise nagu mõistlikult sõidad ja siis väga ei kihuta, siis pole nagu hullu, aga teistpidi on see kindlustuse asi, mis sul ju nagu võiks olla, see kindlustus on ikkagi ju vastutuskindlustus, sa ei kindlusta ju ennast, sa kindlustad teisi, see on tegelikult liikluskindlustus. Ehk et kui sa selle tõuksiga otsustad auto uksest sisse sõita, siis sa ei pea omast taskust seda auto ust siis hakkama nii-öelda kinni maksma, kui sul on kindlustus. Ja võib-olla viimane huvitav asi, mis teemal me rääkisime, oli see, et mõned need tõuksid, mis testis olid piiratud niimoodi, et nad olid, kui sa sõitsid sirge maa peal, siis põhjagaasiga, ma ütlen gaasiga, aga tegelikult elektrisõidukitel ei ole gaasi, aga sõitsid põhjagaasiga, siis ta läks 25 välja, aga kui sa sõitsid mäest alla, siis ta võis ka kiiremini minna ja küsisin politsei käest selle kohta ka ja siis nad ütlesid, et ikkagi, see on nagu autoga, et vahet ei ole, kuidas see suurem kiirus on saavutatud, et näiteks siin mul üks tõuks läks 40 lauluväljaku mäest alla, ehk siis ma rikkusin seadust päris rängalt ja siis nad ütlesid, et jah, et see ei ole kuidagi leevendav asjaolu, et sa mäest alla sõitsid, et sa ikkagi rikkusid seadust. No ma saan aru, et sina panid siis oma valiku tippu kõige odavama, kõige jäigema ja kõige kergema ratta, aga tegelikult ikkagi sõita siis, millega nagu päriselt oli kõige parem. Kas see oli see sama või oli mingisugune suurem? No jah, kui puhtalt sõidu mõttes vaadata, siis mulle tegelikult endale meeldis see Dualtron Pop 2 mootoriga kõige rohkem. Aga ma arvan, et seal suuresti mängis rolli see lihtsalt, et ta on hästi raske, stabiilne. Rattad võiks tegelikult suuremad olla, aga lihtsalt tal oli nii palju jõudu, et võis nagu keerata ka sealt asfaldi pealt maha ja sõita näiteks seal puude vahel. Ja kui ma õigesti mäletan, siis see oli ainus tõuks, mis läks sealt kõige kõrgemast mäest ka üles. Mulle ikkagi endiselt meeldib see InMotion või Segway, see CT3 Pro E või ta on muidugi robustsema disainiga, aga esiteks ta näeb äge välja, okei, tal ei ole 12 tollised rattad, tal oli 11, aga siis see kiirlaadimine, see Apple Find My on seal küljes ja kuidagi see konkurents nagu tundubki, et käib väga tihedalt seal Xiaomi versus Nineboti suunas, et kui Xiaomi nagu teeb võib-olla nagu siledamat ratast natuke ja üritab siis ka nagu omamoodi lisada sellist robustsust ja läbivust, siis Ninebot on kuidagi nagu selgelt jälle, läheb nagu võib-olla selle sama Dualtroni poole, aga ei ole nagu nii robustne, et on nagu üks aste seal vahel. Ei, absoluutselt, selle Segway'ga oli väga hea sõita. Lihtsalt ongi, ma võimsuse pärast puhtalt kaldun rohkem selle Dualtron Popi poole. Aga nagu ma enne ütlesin, et kui ma ostaks endale päriselt ja vaatan kogu pagasit, siis ma kaldun sinna InMotion Airi poole jälle, mida vist ei ole praegu müügilgi enam. Jah, sest et on tõesti kerge, et olenebki ja mida sa siis teed, et kas sa tahad ratast rohkem kogu aeg sõita või sul on vaja teda siis kuskilt üles vedada. Nii et ja pika jutu kokkuvõte oleks nii, et mida kallimaks ratas läheb, seda paremaks lähevad tegelikult kõiksugused erinevad komponendid, aga ratas muutub selle arvelt raskemaks ja kui see on ka oluline, siis on jälle halb. No ma ütleks muidugi siia lõpu ka veel mingi täiesti ebakonstruktiivse mõtte ilmselt tõuksi ostjate jaoks, et ärge üldse ostke tõukse. Vaadake Boltride'i poes, seal on veel huvitavaid asju ja need on üherattalised. On olemas One Wheel, mis on siis selline üherattaline rula, väga sportlik ja äge ja muidugi on olemas lõputus koguses siis neid üherattalisi, mis on sul 2 jala vahel. Ja eks see on 2 otsaga asi, et mina olen nagu eriti konservatiivne selle 2-rattaliste või 1-rattaliste sõidukite koha pealt, et ma küll olen sellega nõus, et iga inimene võib endale osta sellise seadme, mida ise tahab, kui on seaduse kooskõlas, eks ole, aga mis rendikaid puudutab, siis oleme näinud siin, ma ise olen nagu ühe tõusti küll väga ettevaatlikult sõites päris korralikult kukkunud ja me oleme näinud siin nagu järjest rohkem neid kiirabi väljakutseid, kus nagu väga palju suuri õnnetusi on ja mina arvan, et võib-olla tõesti oleks aeg äkki need renditõuksid üldse ära keelata ja meil on olemas alternatiivid, meil on olemas nii Bolti täiesti normaalsed elektrijalgrattad kui ka need Ride'i mopeedi moodi asjad, mis on mõlemad palju turvalisemad sõita kui tõuksiga, eriti renditavatega. Ma ütlen äkki midagi positiivset ka siia vahele, et mulle tõuksid meeldivad isiklikult ja ma soovitaks ikka, kui ostma minna tõuksega proovida, mitte ainult üherattalisi. Ma ei hakka siis praegu vastu vaidlema, võib-olla üritan ikkagi järgmisel korral ka öelda, et vaadake ikkagi ringi, sest et üherattalistel on omad plussid kahtlemata, aga tõesti tõuks on lõputu kogus.
minge proovige, sõitke ise, tassige ja siis on pilt selge, mis see kõige sobivam on. No nii, aitäh Joonasele ka tulemast ja kõigile kogemusi jagamast. Siin on palju, mida iga kuulaja võiks kaasa võtta ja ise nüüd järele proovida ja järgi sõita, proovida sõites. Ühesõnaga, meie saade hakkab lõpule jõudma, tõmbame joone alla, aga enne mainin veel ära, meile on tulnud paar kirja kuulajatelt. Eelmine saade me rääkisime nutilukkudest palju. Tanel kirjutab meile tegelikult väga huvitava sellise kogemusloo, kuidas ta on juba 5 aastat nutiluku kasutaja olnud, kuna lapsed unustasid kogu aeg võtmed koju, ei saanud pärast sisse ja nutilukk lahendas selle probleemi ära. Aga ta soovitab ühte huvitavat tootjat, mis on Euroopa tootja TD, kus see on pigem kallim nutilukk, töötas 4 aastat veatult ja siis hakkas nöökima. Küll see andis errori, ei teinud lahti, sa ei saanud sisse. Mida siis Tanel ütleb, ta tegi, ta võttis tehasega ühendust, kes ei olnud nõus varuosasid müüma ja ta hakkas juba uut lukku tellima, kui siis ikkagi tehas ütles, et me kutsume lukku tagasi ja remondivad ära, nii et oli ainult saatmiskulu. Ja Taneli nagu iva siit on see, et tema lukk töötab jälle pärast 5 aastat hiljem, et sellise toote puhul oleks päris oluline mõelda, et kas see müüja või see firma, kes toodab seda nutilukku, kas ta pakub ka tuge, remonti, hooldust pärast seda, kui garantii on läbi. Ja kui lõpetada, siis Taneli kirja kokkuvõttena ütleb, et võtmete tassimine on täiesti unustatud. Tema ütleb, et seda TD-lukkuda kasutavad, siis kogu pere kasutab ainult telefoniga, et telefoniga avavad ukse. Ja ütleb, et ühesõnaga, et odav asi ei pruugi olla parim, et sellega on kalibreerimise probleem. Luku puhul ilmselt on see veel topeltasi. No siin isegi võib öelda, et võib-olla ka kallis asi ei pruugi olla parim ja seda ei saagi enne teada, kui sa ei ole juhtumisi seda siis väga süsteemipäraselt küllalt pikka aega kasutanud, et mina ka olen väga lühikest aega oma lukku mootoriseeritud kujul sisse välja keeranud ja no eks siis paistab, kaua ta vastu peab, aga meile kirjutas ka Kuldar, kes ütles, et tema kasutab Akara U200 mudelit, aga ka, et mootoris on probleeme ja soovitatakse netis seda lukku lahti võtta ja sinna siis tilgutada mingid määred sisse või mida iganes. Aga miks siis see lukk erineb näiteks sellest lukust, mida mina siin ikkagi pigem väga kiitsin, on see, et Akara toetab Apple HomeKey lahendust. Et kui sa oled siis juhtumisi Apple'i inimene või siis täpsemalt küll iPhone'i inimene, siis sa saad lisada selle luku võtme otse Apple Walletisse ja Apple Wallet siis teadupärast saab ka aru kohe, kui sa viibid seal läheduses, siis ilma igasuguste liigsete tegevusteta, et ta peaks selle luku avama ja see peaks ka siis töötama ka tühja akuga, et näiteks kui sul telefoni aku on tühi, siis tänu sellisele nii-öelda reservenergiale või mis seal ikkagi nii palju veel sees on, peaks sa saama veel mitu tundi peale telefoni välja lülitamist seda lukku avada. Tegelikult eelmisel nädalal me rääkisime ka sellist Aliro standardist ja UVB-st palju, eks ole, ja see Aliro standard ju osaliselt põhinebki või vähemalt on ühildu selle Apple'i HomeKey lahendusega ja tegelikult seal Apple, Google ja Samsung on pannud nagu pead kokku ja oma nii-öelda senised nagu lahendused sinna standardile üle andnud, nii et see ilmselt on sama asja nagu edasiarendus, mis on iseenesest väga hea. No jah, see tähendabki, et kui on ka pereliikmed sul juhtumisi, siis Apple'i Walleti kasutajad ja Apple'i inimesed, siis see kõik väga hästi peakski maagiliselt muidugi ühenduma, et kui sa oma luku sinna juba paned Apple Home süsteemi nii-öelda, siis see kohe ilmub pereliikmete rahakottidesse ja nii edasi. See point ise on, lisaks ka hallatakse, kes saab ja kes ei saa ligi. Aga see point, et saab avada ka tühja akuga on tegelikult väga oluline point. Siin muidugi veel olulisem point oleks see, et võti tasub ka ikkagi kuskile saapasäärde võib-olla male peita. No, ma ei tea muidugi, et võib-olla ei on seda vale soovitada, aga mina olen ikkagi kuidagi seda teinud igaks juhuks, et mine sa tea, et kunagi ma ei oska öelda, kui nutikalt see lukk nüüd avaneb, äkki ta üks päev ei avane, aga muidugi lõpuks on selle võtme kaasavõtmine ka, ma ei saa öelda, et ma alati oleks selle kaasa võtnud, et ma küll üritasin mõelda välja mingid lahendusi, kuidas ma selle võtme ikka väljaspoole kodu niimoodi sätiks. Pane Mati alla. See võib-olla ei ole, ma ei tea, kas see tänapäeva turvastandard. Oih, kas see läks eetrisse? Tänapäevast turvastandarditele vastab, aga tõepoolest ma olen ikkagi osa võtmeid andnud siis inimeste kätte, ütleme nii, keda ma piisavalt usaldan ja kes ei pea siis siit lukust iga päev sisse tulema, nii et see võimalus on ikkagi olemas.
ja ma ütlen ka veel ühe Kuldari kirja kohta veel seda, et ma eelmine saade mainisin, et ma ootan seda UVB toeka lukku, millest on see Akara U400 ja Kuldar kirjutab, et tema see U200 siis on tal mootori häda ja vajab määrimist. Teine probleem on see, et need on Ameerika tooted ikkagi ja sellist päris Euroopa lukku tuge on see, mida meil oleks vaja. Või Hiina tootjad, kes teevad Ameerika standardid asju, kuna seal nutikodu rohkem populaarne. No eks see selgelt ikkagi sõltub ka sellest, palju sul see lukk edasi-tagasi käib, et lukutootja peaks nagu võib-olla sarnaselt siis Samsungi ekraanile andma sellise miinimum sisse-välja tuleku aja mingite aastate või päevade lõikes või ilma nende lõigetetagi, et on see siis 1000, 10 000 või 100 000. Et see oleks muidugi nagu abiks. Ja muide, kui ma mainisin ka Samsungit, ma tahan ikkagi ära öelda, et see päev, kui me saade läheb eetrisse, sellest juba lähipäevadel ju Samsung hakkab tegema meeletult suuri esitlusi ja meil läheb oma agent seda vaatama. Ja järgmine nädal me saame sellest rääkida. No just. Täna me tõmbame joone alla, kirjad, et digisaade.ee ootab teie vastu ka ja ütleme teile aitäh ja kuulmiseni nädala aja pärast.